Mul on nüüd umbes 80 slaidi, et ärge ära ehmatage, et läheb umbes kella 5-ni või natuke rohkem. Aga kannatage ära. Kui me räägime kriisidest ja kriisi reguleerimisest, siis minu arust esimene küsimus on alati, et kas me oleme valmis. Kas me oleme valmis, et see kuidagi käib läbi igalt poolt, et aus vastus on, et ei ole. Tegelikult ei ole valmis. Ja me ei ole mitte kunagi kriisideks valmis, sellepärast, et me ei tea, millal kriis tuleb. Et kui siin professor rääkis võimalustest modelleerida ja ennustada näiteks epideemiate teket, siis täna neid võimalusi tegelikult ei ole. Ja isegi kui need võimalused lähiajal tekivad, siis tõenäoliselt need võimalused on piiratud. Ja epideemia kui selline on looduslik, evolutsiooniline protsess, siis see, kuidas käitub inimene, seda me kunagi ette ei tea. Nii et vastus sellele küsimusele, kas me oleme kriisideks valmis, on ei, me ei ole kriisideks valmis, me ei saa kunagi kriisideks valmis olla, sest me ei tea, millal kriisid tulevad. Ja seda enam ei saa me valmis olla, kuna me elame muutuvas maailmas. Ja maailm meie ümber muutub, et jällegi, kui me meenutame nüüd seda esimest ettekannet ja mõtleme oma ühiskonda tagasi 30 aastat, 40 aastat, täna me räägime tehisintellektist ja kõikidest nendest udupeentest vahenditest, mida me saame rakendada tervishoius või mis tahes valdkonnas, siis tegelikult see tähendabki, et meie maailm on muutuv. Ja kogu selle tehnoloogia arengu juures tegelikult tuleb kaasa teine fenomen. Me oleme rohkem mõjutatavad ja me oleme rohkem sõltuvad erinevatest teenustest, erinevatest valdkondadest, et mõtleme nüüd selle peale, millised võimalused täna tervishoius on infotehnoloogiliselt, aga mis juhtub siis, kui kaob ära haiglast vool, mis juhtub siis, kui keegi ründab haigla infosüsteemi ja need on maas. Need on need küsimused, mis tegelikult kogu selle arenguga, tehnoloogia arenguga tulevad üha rohkem päevakorda ja täna kriisi reguleerimine ka liigub selles suunas, kus me ei räägi nagu klassikalistest kriisidest enam, me ei räägi ainult klassikalistest riskidest ja ohtudest, milleks me siis peame valmistuma, vaid see kõik on muutunud komplekssemaks. Aga mis asi on kriis? Kriisil on nii palju definitsioone ja ma tegelikult ei kasuta nendest ühtegi, et kriis, ma ise mõtestan selle kui sellise intuitiivse nähtuse, et tegelikult meie õigusruumis kriisi defineeritud ei ole ja väga hea, et seda ei ole, sest et kriis on väga lai mõiste. Kriis võib olla, see ongi subjektiivne, et me kõik oleme elus mingisuguse kriisi läbi elanud, mina, teie, loodetavasti mitte väga palju, et see kõik ju sõltub kelle perspektiivist vaadatuna, kas riigi perspektiivist, üksikisiku perspektiivist, et siin ei olegi mõtet seda definitsiooni tuua. Aga kui me vaatame ühiskondlikust perspektiivist, siis kriis võib olla läbivalt üks sündmus. See kindlasti teile juba teie töö mõttes tekitab teatud seoseid ja äratundmisrõõmu ja valu, et eks te tööga olete kokku puutunud sündmustega, kus läheb kriitiliseks asi, et võiks nimetada kriisiks. Kriis on ka hädaolukord ja seda juba siis nagu seaduses defineeritud mõistes. Kriis on ka eriolukord, see on ka seaduse mõiste. Ja kui me lähme edasi järjest sellise süveneva kriisi poole, siis me tegelikult läbi
nüüd juba julgeolekuohtude jõuame läbi kõrgendatud kaitsevalmiduse ja erakorralise seisukorra sõjani. Et võiks tegelikult öelda, et sõda on üks kõige suuremaid kriise. Ma arvan, et te olete enam-vähem minuga nõus. Ja kui me räägime kriisi reguleerimisest, siis siin on oluline rõhutada seda, et mida me selle all mõistame. Et siin on see koht, kus mõistetakse tihti vääralt, et kriisi reguleerimised, siis hakkame tegema seda siis, kui kriis on käes. Et ei ole, tegelikult ei ole. See on pikk ahel ja see koosneb siis kriisi ennetusest, mis me saame teha, et üldse kriisi ei tekiks, valmisoleku loomisest ja siis kriisi lahendamisest. Ja tegelikult see on meie hädaolukorra seaduse definitsioon ja ma olen seda Siseministeeriumile juba ka markeerinud. Ja kindlasti teen seda ka edaspidi, et sellest halvast olukorrast tuleb ka tegelikult taastuda ja see ei ole vähem tähtis kui kõik need 3 eelnevat etappi, et tegelikult ka sellele peaks tähelepanu pöörama, sest et normaalne elu peaks kriisijärgselt ka taastuma. Ja mõnikord on selleks teha päris palju vaja. Meil on seadusega paika pandud üldised kriisi reguleerimise põhimõtted riigis ja see on miski, mida ma tahaks üle rõhutada ennem, kui me jõuame Terviseameti rollideni, tervisevaldkonnani ja võib-olla kitsamalt ka tervishoiu valdkonnani. See tähendab seda, et meie riigis on kriisi reguleerimine detsentraliseeritud. See vägev sõna, mis tähendab seda põhimõtteliselt, et igaüks peab oma kriisiga ise hakkama saama. Ehk see võib-olla oli natuke sarkastiliselt öeldud, aga ma ei mõelnud seda nii, vaid ma mõtlesin seda viisil, et riigis ei ole sellist kriisi reguleerimise riigiülest ühtset üksust, kes siis tuleb ja lahendab sõltumata valdkonnast kriisi ära. Et see on valdkonnapõhine ülesanne ja kohustus kriisi reguleerimist korraldada. Ja sama kehtib ka tervisevaldkonna kohta. Teine põhimõte on see, et neid ülesandeid, mida me täidame igapäevaselt, peaksid jääma ka meie kohustuseks kriisi korral. Ehk et me saame ja peamegi hoidma oma fookust, et tervishoius on tervises ja tervisevaldkonnas ja tervishoius ka me peame mõtlema, mida me igapäevaselt teeme, et me ei hakka kriisiolukorras tegema midagi, mida me tavaliselt ei tee. Me teeme asju teistmoodi, aga me ei hakka tegema politseitööd ja politsei ei hakka tegema meie tööd. Ja samamoodi kehtib põhimõte kriisi reguleerimises, et mida võimalikult madalal tasemel on võimalik see sündmus, see kriis ära lahendada, seda parem, et ei ole vajadust üle pingutada või liialt ärevusse sattuda, kui see asi on lahendatav kas siis näiteks asutuse tasandil või see on lahendatav siis tervishoiuteenuse osutaja tasandil, et see põhimõte peab läbivalt olema kriisi reguleerimises. Ja koostöö, et ma arvan, ma jõuan ka sinna hilisemate slaidide pealt, et tervisevaldkonnas see koostöö tegelikult ei ole lihtsalt selleks, et kõlab hästi ja justkui on selline, tekitab hea tunde, et nüüd teeme koostööd, aga meie jaoks on tegelikult ka see paratamatus, et ma hiljem jõuan selleni. Ja muud moodi see ei olekski tegelikult korraldatav ja lahendatav, arvestades veel kord seda, et meil on detsentraliseeritud kriisireguleerimise süsteem riigis esiteks ja teiseks, nagu ma mainisin, see komplekssus, see maailma
ühiskonna keerukus, kus me täna elame, kus haiglateenuse osutamine näiteks sõltub juba küberturvalisusest. Ja nii ongi. Et üks näide lihtsalt. Olulisemad õigusaktid, mis seda maailma reguleerivad, millega mina ja kolleegid, kes selle küsimusega tegelevad, teavad juba une pealt, on hädaolukorra seadus, samuti riigikaitseseadus, kuna ma näitasin, et see kriis on kuni sõjani välja. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus loomulikult meie valdkonnas ja ka näiteks siis nakkuste spetsiifilistes küsimustes nakkushaiguste ennetamise tõrjeseadus. Tõenäoliselt on siin veel neid eriseadusi, mis siis otsapidi haakuvad kriisi reguleerimise küsimustega. Ma ei taha oma ettekandes kuidagi minna detailidesse ja tegelikult oligi nagu väga raske seda ette valmistada, et mida täpsemalt rääkida, et mõte oleks avada seda maailma teie jaoks piisavalt detailselt, aga samas mitte liiga ära risustada nende detailideni, aga ma tahaks lihtsalt järgnevate slaididega näidata, et kui selle ettekande pealkiri on Terviseamet kriisireguleerija rollis, et mis need siis näiteks meie rollid on. Kuna hädaolukorra seadus, mis reguleerib siis hädaolukorda ja eriolukorda, seda tükki kriisimaailmast, aga ei lähe sinna julgeolekuolukordade peale, siis see on meie jaoks täna nagu selline põhifookuses olev seadus, kus tuleb päris rida kohustusi Terviseameti jaoks. Ja see kõik algabki siis riskide analüüsimisest. See ei ole Terviseameti jaoks uus kohustus, see on ka varem olnud, loomulikult. Siin on nüüd juulist jõustunud seaduse mõistes natuke teistmoodi, kui see oli varem, aga päris jalgratast siin nüüd leiutatud ei ole, et me ju teame, mis on need klassikalised sündmused, mis võivad tervisevaldkonnas viia kriisideni ja see on siis nakkushaiguste epideemia ja massiline mürgistus. Ja ma mõtlen siin nüüd kitsalt neid tervishoiusündmuseid, millele ei eelne miski muu, millele ei eelne ei plahvatus ega looduskatastroof. Aga see ei tähenda, et need teised sündmused ei võiks päädida sellega, et tervishoius ja tervisevaldkonnas on asjad pahasti. Nii et meie roll nüüd teiste asutuste juhitavates riskianalüüsides osalemisel on samaväärt oluline, on see siis politseisündmus, on see päästesündmus, on see kiirgussündmus või ka küberintsident. Et veel kord elame natukene keerulisemas maailmas. Ja kui me koostame riskianalüüsi, on ka loogiline, et me peame plaani koostama, sest et kui me juba tuvastame, et sellised on riskid, sellised on tõenäosused ja tagajärjed, nii hästi kui halvasti me seda kõike prognoosida ja mudeldada oskame, siis tuleb ju ka miskit planeerida, et mis me siis teeme, kui need prognoosid nüüd käiku lähevad. Ehk Terviseametil on kohustus siis koostada oma valdkonnas vastavad hädaolukorra lahendamise plaanid. Nende kõikide asjade juures on veel omakorda detailsus, ette nähtud nõuded, juhised, suunised ja nii edasi, nii edasi. Ja me oleme juhtiv asutus. Kui riigis tuleb nakkushaiguste epideemia, siis meie juhime seda kriisi. Kui see on juba hädaolukord, siis me juhime seda hädaolukorda, Või kui paljud inimesed saavad mürgistuse, siis meie juhime seda olukorda. Või kui juhtub miskit ja see on algselt küll päästesündmus või politseisündmus, aga selle tagajärjeks on palju kannatada saanud inimesi, siis ka see on see olukord, mida me juhime. Ja teist asutust ei ole, kes seda juhib. Seda juhib Terviseamet.
Siin on üks tükikene toodud, et see on nüüd osa sellest valmisoleku planeerimisest ja võimekuse loomisest, et hädaolukord lahendada. Täna on juba meil riigi tervishoiuvaru moodustatud ja nüüd uue seaduse alusel, kuidas ma ütlen, natuke veidralt kõlab, aga taas moodustatakse see. Ja seni siis hoiame seda olemasolevat tegevusvaru nii, nagu ta täna on, aga selge on ka see, et tänane tervishoiuvaru ei vasta sellele, milleks me peame valmis olema, ja see on täiesti eraldi maailm, kus tuleb asju üle vaadata ja natukene teistmoodi mõtestada. Valmisoleku planeerimise üks osa on see, et me peame siis kuidagi testima oma valmisolekut, et jah, parem oleks, kui me ei testi neid päriseluliste sündmustega, et see jääkski kõik õppusteks ja õppuste raami, aga see on see üks võimalus, kuidas me siis saame oma valmisolekut hinnata ja järeldusi teha. Käisin hiljuti Iisraelis ja see on huvitav riik, kus tegelikult lisaks õppustele nad elavad pidevalt sellises pingestatud olukorras, kus asjad juhtuvadki ja neil on praktilised elulised kogemused nii plahvatuste kui igasuguste muude asjadega, sündmustega. Täiesti eraldi suund, mis nüüd tuleb siia juurde, on see, et hädaolukorra seadus räägib meil elutähtsatest teenustest. Ja seal on rida teenuseid alates elektrist, me saame aru, et elekter kaob ära, on kõigil halb, või kui küte kaob ära, siis on kõigil külm talveperioodil. Et üks elutähtis teenus, mida seadus välja toob, on ka vältimatu abi. Ja seda siis nii, nagu ta on meil tervishoiuteenuste korraldamise seaduses öeldud. Ehk et see osa tervishoiust, tervishoiuteenustest, mille osutamata jätmine võib põhjustada inimeste raske tervisekahjustuse või surma. Et see on nüüd miski, mis on loetud seaduse mõistes vältimatu abiks ja kõik, kes seda teenust osutavad, ehk siis meie mõistes aktiivravihaiglad ja kiirabibrigaadi pidajad on elutähtsad teenuse osutajad. Ja nüüd omakorda sellele lisaks, et kiirabihaigla on elutähtis teenuse osutaja, paneb seadus nende teenuse osutajatele ülespoole korraldava asutuse. Ja neil kõigil on omad rollid täita ja omad kohustused täita. Ja kui kiirabile ja haiglatele on loetatud, et nad peavad tegema seda, siis Sotsiaalministeeriumile kui elutähtsat teenust korraldavale asutusele on loetletud teised kohustused, aga Sotsiaalministeeriumil on ka võimalus see ülesanne ära delegeerida allapoole ja seda on ka tehtud, nii et Terviseamet on need ülesanded endale saanud. Ja meie roll on siis olla nõustaja, meie roll on olla järelevalvaja, meie roll on vaadata üle nüüd need riskianalüüsid ja plaanid, mida on teinud kiirabi, mida on teinud haigla. Ja nüüd tuleb see kõige olulisem roll. Kui meie roll või meie ülesanne on ka olla hädaolukorda juhtiv asutus siis, kui vältimatu abi Eesti riigis peaks katkema. Nii et lisaks sellele, et me räägime siin epideemia sündmusest või me räägime massilise mürgistuse sündmust, räägime me ka sellest piltlikult, et kui haiglas kaob elekter ära ja selle tulemusena kaob ära võimalus vältimatut abi osutada, siis see on olukord, kus Terviseamet on jällegi juhtiv asutus, peaks seda tegevust ette planeerima, valmistuma ja lahendama. Ja siin on see sama ahel jällegi, kogu see kriisi reguleerimise tsükkel, me peame nägema ette, et mis on need ennetamise võimalused, mis on valmisoleku planeerimise võimalused ja kuidas me seda olukorda lahendame ning kuidas me taastume sellisest olukorrast.
see on selline väike lisainfokild siia juurde, et loomulikult kuna me oleme selles kriisireguleerimise protsessis nii tugevalt juba sees, siis on meie kohustus ka osaleda kriisikomisjonides, mis siis toimetavad riigi tasandil, Vabariigi Valitsuse juures ja mis ka regionaalsetel tasandil, kus meie talituse esindajad on olemas. See oli nüüd hädaolukorra maailm ja hädaolukorra seaduse maailm, et see trepp, mis ma näitasin, et see oli see tükk, mis rääkis siis sündmustest, hädaolukorrast ja eriolukorrast. Nüüd kõik, mis puudutab riigi julgeolekut, siis see sama protsess, kõik jällegi ennetamine väikeses tükis, mitte et meie võimuses ei ole, Terviseameti võimuses ei ole sõda ennetada, Terviseameti võimuses on ennetada näiteks teenuste katkemist sellises olukorras, siis nii palju, kus üldse võimalik on, vähemalt ette näha ja läbi mõelda ja valmisolek planeerida ja jällegi siis see lahendamise käik, et see kõik, see protsess kordub ka riigikaitse mõistes. Ja seda kinnistab ka see, et meie riigis on laiapindne riigikaitse käsitlus. See tähendabki seda, et julgeoleku olukorras ei võta kaitsevägi üle riigi korraldust, vaid igaüks jääb ikkagi oma valdkonda edasi korraldama. Et see ongi tegelikult see läbiv mõte. Et jah, sõjaseisukorras jääme ka meie korraldama neid teenuseid, mida Terviseamet osutab laiemas mõistes ja jääme ka korraldama tervishoidu. Nii et see on hea taustateadmine. Jah, siis ma ütlesin põhimõtteliselt ära kõik. Ma natukene käin läbi selle tervishoiukorralduse tüki, sest et see on natukene teistsugune, kui see on muudes valdkondades ja seda on jällegi oluline ja vajalik meeles pidada. Et kogu nendes kriisireguleerimise rollide juures on meie jaoks eripära see, et üks väga kriitiline hädaolukorda vahetult lahendav osapool on tervishoiusüsteem. Meie ei lähe ju inimesi ravima, enamus vähemalt meist ei lähe inimesi ravima ja nii edasi, et seda teeb tervishoiusüsteem. Ja siin on see eripära, et nad ei ole ju Terviseameti allüksused, osakonnad, nii nagu on see päästesüsteemis, nii nagu on see politseisüsteemis ja meil ongi selline eraõiguslik suhe eraõiguslike ettevõtjatega. Et see on miski, mis on meie jaoks selline, ma pakun ikkagi üsnagi väljakutsuv. Ja samamoodi, et Eestis ju tegelikult ka ei ole tervishoiuteenuse osutajate vahel alluvusvahekord, et perearst ei käsuta haiglat, haigla ei käsuta perearsti, kiirabi ei käsuta haiglat ja nii edasi. Sellist asja ei ole. Ja rahastamine on ka omaette küsimus. See on teenuste põhine, seda teeb Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste põhiselt, välja arvatud siis kiirabi, mis siiamaani oli Terviseameti või hetkel ka on Terviseameti rahastada. Et need on kõik sellised taustainfoks, aga samas näitavad seda, et selles kriisireguleerimise tsüklis see kõik on väga, see on möödapääsmatu sellega arvestada. Ja kui me nüüd läheme siia tervishoiukriiside lahendamise ja ressursside küsimusena juurde, siis hädaolukorra või kriisi lahendamisel on ressurss väga oluline. Ilma selleta ei lahenda midagi. Heast tahtest see on nagu pool võitu, aga siin nagu jääb väheks. Et me ju täna tegelikult
kõik haiglavõrgu arengukava ja nii edasi, et me liigume sellise optimeeritud tervishoiu poole, kus voodid peavad olema maksimaalselt hõivatud ja nii edasi. Ehk see ongi see, et me võimalikult kuluefektiivselt oma tervishoidu igapäevaselt kasutaksime. Aga siin ongi nüüd see vastuolu, et kriiside korral see vajadus on hoopis teine. Ja juba see suund on võetud, seda suunda ka ümber ei vaadata, mis tähendab seda, et ega valmisolekus tervishoiuressurssi kriiside korral, mida siis me piltlikult avaks mingi haigla, mis on kriisi jaoks ehitatud, aga konserveeritud, et sellist asja Eestis ei ole ja ei tule ka. Et vähemalt ei ole keegi seda lubanud ega ka välja pakkunud. Ja see tähendabki tegelikult põhimõtet, et kui me räägime tervishoiualase kriisi lahendamisest, seda me peame tegema olemasoleva ressursiga. Ja ainukene lahendus siin ongi see, et me peame midagi ümber vaatama. Ja see ümbervaatamine on kehtivad tervishoiu kvaliteedinõuded, tavapärane tervishoiuteenuste kättesaadavus ja üldiselt tavapärane tervishoiuteenuste korraldus. Ja vot see on nüüd see kriitiline koht kogu selles laiemas tervisealase kriisi reguleerimises, et tervishoiutükis kriisid ära lahendada, siis Terviseametil koostöös tervishoiuteenuse osutajaga peaks olema see parim tarkus, kuidas kriisi ajal tervishoid ümber korraldada võimalikult efektiivselt, nii et me tuleks sealt välja võimalikult väikeste ohvritega ja sellega on tegelikult ka kõik öeldud. Mingis mõistes me saame ka toetada loomulikult välisabile ja vabatahtlikele abile, aga veel kord see on kiireloomuline vajadus ja inimeste kriitiline seisund ei kannata oodata 3 päeva, millal siia võib-olla saabuvad siis lisaressursid. Üldiselt, mis sellest kõigest ettekandest võiks öelda, on see, et meie eesmärkide kohta. Hästi üldsõnaliselt me soovime või meie eesmärk on liikuda selleni, et meil on riigis välja töötatud kriisiaja mitte ainult tervishoiukorralduse, vaid üldiselt korralduse põhimõtted. Ja see puudutab kõike tasandeid, see puudutab nii reageerijate tasandeid, nii korraldajate tasandeid, kui ka siis kõige kõrgemad tasandid riigis üldse, mis on, et me saame kõik ühtemoodi asjadest aru. Ja see tähendabki, et meil on sarnased tegevuspõhimõtted, et kui sündmuskohale tuleb 2 kiirabibrigaadis, nad mõlemad tegutsevad sarnasel põhimõttel, ei tööta kuidagi üksteisest mööda või üksteise vastu, kiirabi töötab samas rütmis haiglaga, nad saavad aru, üksteisest räägivad sama keelt ja meie siis korraldavana räägime sama keelt juba kõikide tervishoiuteenuse osutajatega ja meiega räägib sama keelt politsei, pääste ja jumala eest ka ütleme siis Vabariigi Valitsuse tasandile me räägime sama keelt. Ehk et need tegevuspõhimõtted peaksid olema ühtlustatud, meil peaks olema selge juhtimine ja korraldus ja päeva lõpus me alati jõuame rahastuseni, et ka täna see on tõsine väljakutse, et kõik saaksid aru, kust tuleb tervisevaldkonna ja kõikide valdkondade jaoks kriisiaja rahastus. Meie mõistes eriti puudutab see tervishoiu rahastust, kust tuleb rahastus siis, kui me lahendame kriise ja kust tuleb rahastus siis, kui me üritame sellest kriisist taanduda.
hakkan üle aja juba minema, aga õnneks mul on viimane slaid. Kokkuvõtteks, mis ma oskan öelda? Meil Terviseametina on väga oluline roll kogu selles kriisi reguleerimises, see on inimeste tervis, kui seda nagu üldiselt sõnastada. Ma arvan, et see on, mis on veel olulisem? Mis on inimese jaoks veel olulisem kui inimese tervis? Ja kriisi kriiside lahendamise võti on meie jaoks koostöö. Needsamad põhimõtted, mis tegelikult juba on juurdunud ja mida ei muudeta, ehk et on detsentraliseeritud. Meie puhul tähendab see veel seda, et me peame koostööd tegema eraõiguslike ettevõtjatega, et kriis lahendada. Ja lisaks koostööle tegelikult on see ümberkohanemise võimekus, teine võtmesõna. Ja kui tulla tagasi selle esimese ettekande juurde, et tuua näiteid, elulisi näiteid, siis seesama olukord, kus me täna haigla on juba täis täppis ja tippteadust, aga sellel kõigel ei ole tähtsust hetkel, kui sealt kaob ära vool, või sellel kõigel ei ole tähtsust hetkel, kui seda infosüsteemi tabab mingisugune küberrünne ja need süsteemid on maas, need aparaadid, mis töötavad juba intelligentselt, ei tööta enam, siis on see hetk, kus sellest kriisi lahendamist aitab see, et kui me oskame ümber kohaneda ja ma tõin siia ka, et vajadusel kiviaega tagasi minna, see tähendabki jutumärkides kiviaega, et me võtame kätte pastaka ja pliiatsi ja lahendame neid asju nii, nagu me lahendasime seda 20-30 aastat tagasi. Sest olukord muutub väga kiiresti sellisel juhul. Ja see ei puuduta ainult tegelikult haiglat ja tervishoidu, vaid see puudutab üldiselt elanikkonda, et kui te lähete täna õhtul nüüd koju ja vaatate, et kui palju teie majapidamisest sõltub elektrist ja mis juhtuks siis, kui teil ei oleks näiteks 72 tundi elektrit, et kui abitusse olukorda me satuksime. Need on need asjad, mida see maailm üritab arvesse võtta ja lahendada. Mis me veel vajame? Me vajame mõttelaadi muutust, et asutusena me natukene võib-olla oleme ennast peitnud selle taha, et me ei ole operatiivasutus, ei olegi, ei hakka kunagi olema. Aga arvestades seda, mis on meie kohustus täna ja mis on meie rollid, siis me peame siin ikkagi natukene asju ümber vaatama enda jaoks. Ja mitte peitma selle taha, et see ei ole meie tükk või see on kellegi teise tükk, vaid ikkagi orienteerima nendele lahendustele. Ja see on selline närviline võib-olla ja selline kriitiline temaatika, aga alati tegelikult töötades inimestega on sünnivad lahendused siis, kui säilib inimlikkus ja lugupidamine. Et on rasked päevad, on rasked kuud ja aastad, aga kui jääb inimlikkus ja lugupidamine, siis on ka tulemused paremad. Ja lõpetuseks ma tahaks öelda, et kõike seda tehes ja mitte ainult nüüd meie erakorralise meditsiini osakonna väikse üksusena, vaid koostöös teiega, olgu see siis nakkushaiguste spetsialistid, olgu need mürgistuse spetsialistid või keskkonnaspetsialistid või ka järelevalvespetsialistid, et kõike seda koos tehes, et me ei kaotaks nagu seda mõtet, et see tegevus ju tegelikult ei ole eesmärk oma, et mis on see laiem pilt, miks me seda teeme ja mis on see suurem eesmärk, et me ju tahame tunda turvatunnet ja me tahame, et meie või meie lähedastega, meie ühiskonnaga juhtuks midagi hirmsat siis kui. Ja sellega ma lõpetan, aitäh!